Vaba Eesti esimese üleriikliku ohuteavituse terviksüsteemi testimisel on nüüdseks 2 fakti. See on möödas ja õppetunde siit kaasa võtta on kamaluga. Kell 3 päeval pidid terves Eestis kõlama õhusireenid. Sellele eelnema teavitused mitmes osas, nii SMS-i, äppide Ole valmis ning Eesti äpp kaudu kui Rahvusringhäälingu kanalites. Ma siis tõesti, ma ei tea, kes just maailma kõige väiksemad raamatud, aga väga väikeseid raamatuid igatahes. E-alarm tööahelas avaldus peamise probleemina täna märksõna viivitus. Rakenduste ja SMS-ide kaudu laekuma pidanud info tuli paljudele minuteid või tunde hiljem. Ehk kui kell 11 oli tärmin, siis mitte igaüks meist ei saanud vastavat sõnumit kella pealt. Näiteks SMS-i puhul sai esimese 15 minuti vältel 1,5 miljonist seadmest selle kätte 700 000. SMS-id ei ole mõeldud oma olemuselt selliste kriiside lahendamiseks. Ehk SMS on mõeldud kriiside jaoks või sündmuste jaoks, mille puhul meil on kas tegemist väikese alaga või nad vajavad siis sellist info edastamist just sellel eesmärgil, et kõik saaksid selle info kätte. Ka sireenide töö tõrkus. Ideaalis pidanuksid 121 sireeni käivituma üle riigi ühel ajal, kuid tegelikkuses hakkasid osad neist hilinema, kostusid kehvasti või ei töötanud üldse. No olete kursis, et praegu käib meil Tartus ohuhäire? Olen kursis. Nii, on kuulda ka? Kahjuks väga kehvasti. Eriti kesklinnas tegelikult Raekoja platsi peal oli kuulda. Siin on väga halvasti. Ja ootasin pikisilmi, et kuna see nagu kuulda juba on, et kuulen küll, sest ma kuulsin algust, kui liiklus oli vaikne. Aga ega suhteliselt halvasti on kuulda ju? Väga halvasti, et kui ei teaks, et peab olema, siis nagu on raske aru saada tõesti. Ei ole mitte midagi kuulda. Ma arvan, kui praegu keegi pommitaks, siis isegi ei saaks aru, et midagi juhtub. Ei, väga ei ole kuulda. 2/3 sireene käivitusid meil väga hästi. Ülejäänud osas kas siis tekkis käivitusel väike viivitus ja olid ka mõned, mis ei läinud käima. Et selles osas me juba tegeleme selle põhjuse uurimisega ja täpsemalt numbrid saame ilmselt lähiajal. Sireenide tarbeks oli Päästeamet koos partneritega Eesti eripaigus esindatud kokku 90 inimesega, kes pidid neile ettemääratud kohtades mõõtma hoiatussüsteemide helitugevust. Täna oli esimene kord, kui neid päris elus testiti niimoodi terviksüsteemina ja kuna varem oli ta tehtud nii-öelda paberi peal modelleeritud, et nüüd me siis vaatame päris elus järele, kas ta kostab igale poole, nii nagu see arvutus näitas, või on vaja kusagil midagi muuta, mõnda sireeni liigutada, midagi paremaks teha. Päästeameti kommunikatsioonijuht Argo Kerp lausub, et rõõmustav on kogu õppuse puhul see, et kitsaskohad tulid välja rahuajal, mitte alles kriisi keskele sattudes. Millal võiks tulla aga katse 2? Hetkel, millal me saame uue testi teha, ei tea. Aga meie ootus on, et nii meie valdkonnaministeeriumi, valitsuse kui ka Riigikogu poolt tuleb selge suunis, kui tihti ja kuidas me peaksime teste tegema hakkama. Kuid Põhjamaade näitel on selge, et me peame neid teste tegema tihemini, et olla nii kindel oma nende protsesside töökindluses, sest ohu ajal teavitus ei hakka sellest hetkest, kui nuppu vajutatakse, vaid sellel hetkel, kui tekib vajadus hakata neilt teavitusi välja viima. Ja samamoodi me peame analüüsima, et millisel viisil ja kui tihti me peame seda tegema selleks, et me saaksime arusaamise oma tehnilisest toimimisest. Ja kuna meie süsteem on jätkuvalt arendusjärgus, osad elemendid on väga uued, siis selge on see, et kindlasti aasta jooksul me peame uue testi tegema. Kõik vastutavad osapooled, mis kogemuse võrra nüüd rikkamad, lubavad siit edasi oma teenuseid tõhustada ning parandada.